No, ilus punkt praegu Pavlovilt, oli 0-30, aga Pavlov suutis teha seisuks 30-30, nii et algaski siis tänase päeva viimane mäng, millest teeme ülekannet ja mis võib toredam olla, kui Eesti mängija Anton Pavlov on siin võistlustules sakslase Sebastian Wagneriga. No, eelneval 2 turniiril vähemalt oli traditsioon, et 2 Eesti mängijat sai 16 hulka. Miks mitte seda korrata, aga on see turniir Pärnus 40-30. See tõrje läks out'i ja 1-0 Pavlovile. Vastane Sebastian Wagner on 22-aastane ja maailma edetabelis praegu 907 mängija. Ainuke tiitel on tal paaris mängus 2013. aastal Austrias Futures turniiril, kusjuures partner oli tal paaris mängija Pospišil. Aga üksikmängus pole tal tiitleid ette näidata ning need saksa mängijad on siin päris mitmeid turniiril, et võib-olla nendel edetabeli kohad enamusel ei ole väga kõrged, aga nagu ma enne eelmistes mängudes rääkisin, kus sakslased osalised olid, et Saksamaal on hästi arenenud klubitennis ja riigisisesed turniirisarjad, võistlused. Ongi päris mitmeid mängijad, kes võib-olla ei pruugigi aasta läbi ITF-i turniiridel kaasa lüüa. Aeg-ajalt mängivad ka väljapool Saksamaad ja seetõttu on kohati päris raske hinnata nende reaalset taset. 0-15. Hindas valesti olukorda praegu Pavlov, et ei olnud surve all üldse, aga tuli eksimus. Esialgu saab sakslase tempoga Pavlov hakkama 15-30. Ongi 2 viimast mängu Pärnus tennisalis. Üks mäng käib, teine hakkab kohe. See on Aleksander Bublik Venemaalt, kes mängib Šveitsis Adrian Bosseli vastu esimese asetusega mängija ja nende mõlemi mängu võitjad siis kohtuvadki homme 16 hulgas. Seega, kui Pavlovil õnnestub teise ringi jõuda, siis kõige tõenäolisem vastane on esimesena asetatud Bossel Šveitsist. Aleksander Bublik on kõik 3 turniiri kaasa löönud, mis Eestis toimunud. Ja nüüd lihtne viga Wagnerilt ja 2 murdepalli Pavlovile 15-40. Out oli jah, natukene oli out. Ja vastane küll üritab vaielda, aga oli out. Väga suure tõenäosusega sellel. Ja Kein Pavlovile murdiski vastase servi ja 2-0.
ja ma väikse vea tegin, ütlesin, et teise ringi kõikidel turniiril jõudis vähemalt 2 Eesti mängijat, siis tegelikult Tallinna turniiril jõudis neid 3. Nii lähebki meelest ära, et Jürgen Soppio võitis turniiri ja oli esimese asetusega. Favoriidi staatus kaitses ja siis ülejäänud 2 mängijat olid Mattias Siimar ja Vladimir Ivanov. Tartus jõudis teise ringi Kristjan Tamm. Ja Vladimir Ivanov. Oli 15. Ja peale otsa kohe äsja 15 tasa. Paraku tuleb veel kord parandada oma eelnevat juttu. Tartus oli ka Anton Pavlov teises ringis. Ja muuseas Tartu turniiril näitas Anton Pavlov sellist väga head minekut ja oli hästi tasakaalukas. Muidu on ta tuntud oma emotsionaalsuse poolest. Tallinna turniiril ainsas mängus, mis ta põhiringis mängis, oli tal see mängupilt selline oli üle kivide känduda. Siis Tartus mängis korralikult igati. Kaotas hilisemana turniiri finalistidele juunioride esireketile Andrei Rubljovile. 6-3. Jaa. 40-15 Pavlovile. Nauditav mäng. Midagi öelda. Hea serv ja 3-0 esimeses setis Pavlovile, ühe murdega peal. Äsja siis lõppenud mängus oli hästi põnev teine set. Ivanov võitis Ivan Kahvit Venemaalt 6-4, 7-6. Kusjuures tie-break oli 9-7 ja seal tie-breakis omas Vene tennisist ka 2 set-palli. Nii et Ivanovi mäng oli lähedal sellele, et oleks ka 3. seti veninud. Õnneks seda ei juhtunud. Ja järgmises ringis on Ivanovi vastane rootslane Kristoffer Solberg. Kui mainisime ära, et turniiri esimene asetus on šveitslasel Adrian Bossele, siis teine asetus on Viktor Paludal Venemaalt, kes teatavaid raskusi elas üle Iisraeli mängija Daniel Tamiri vastu, kes tuli kvalifikatsioonist. Esimese seti oskas ära kaotada 6-7, kuid siis võitis 6-2, 6-0 kindlalt järgmised 2. Ja super, ei loeti veaks. Viga oli see serv, jah. Ja topeltviga ja 0-15. Ei suuda sakslane kuidagi sisse elada mängu. Esimene topeltviga. Pavlovil on ka üks topeltviga olnud 2 ässa juures.
esimene serv. Napsas ära tagumise joone Sebastian Wagneri eest käelöök ja 15 tasa. Ja lõpuks ka esimene äss sakslasele 30-15. Enam korralikult pallini Pavlov ja 40-15. Hästi Pavlov mängis praegu 40-30. Ja 15 riigi mängijad osalevad sellel turniiril, nii et tõepoolest tegemist rahvusvahelise turniiriga, kus väga paljude erinevate riikide esindajad kaasa löömas. Tore oleks, kui Eesti mängijad jõuaksid võimalikult kaugele. Et oleks ka Pärnu publikul võimalus kaasa elada meie mängijatele. Ei, kahjuks nüüd tõrje pikalt auti ja võinuks ehk palli pigem mängu panna. Võib-olla seda üritaski, aga jah, sooritus ei olnud kõige õnnestunud. 3-1 Pavlovile. Ei, kui kahju. Hea serv oli. Ei ta pand palli. Puudel ja läheb esimene serv kordamisele. Ja väga lihtne viga. Kaks sellist väga lihtsat viga Pavlovilt ja see breik, millega ta peal on, võib nüüd ära sulada. Ei saa nüüd. Ei ole mõtet mängijat või vastast mängu sisse lasta. Ja õige serv tundus äss.
vastane arvas, et oli viga, et kõrvalkastis maandus pall, aga ei. Siit kõrvalt vaadatuna tundus, et see oli pigem sees. Nii et 15-30 olulisel hetkel kolmas äss Pavlovilt. Jälle päris hea serv ja 30 tasa. Väga oluline oli need 2 punkti võtta. Kui vastased ka murdepall tuleb, et siis ta ei oleks neid oleks mitu tükki järjest. Üksikud murdepalle on igal juhul palju lihtsam kaitsta, kui need on järjestikust 2 või 3 tükki. Ja vastane on päris mitu korda võrku tulnud, aga üldiselt ta pole sealt neid punkte väga kätte saanud. Tundub esialgu, et ongi väga hea, kui ta sinna võrku tungib. Ja supermäng Pavlovilt ja hoidis ilusti oma servi lõpuks, et oli väike ehmatus, jah, 0-30. 4-1 esimeses setis. Ja seekord ilus punkt Wagnerilt. Ja 2 lööki tegelikult ebaõnnestus Pavlovil ja ei tabanud mõlemil juhul korralikult palli ja 30-0. Yes. 40-0. Ja Wagner võttis selle geimi 4-2 Pavlovile. Ikka endiselt selle ühe breigiga on ta peal ja oma servi vaja hoida, et siit kätte saada. Ja alustab geimi topeltveaga, 15. Õnneks kohe äts otsa. 15 tasa.
ei. Sattus liiga hoogu, ütleme. Siin oli vaja natuke natuke peenemalt võib-olla seda viimast lööki Rabakut. Surus vastast, aga lõppes see kokkuvõttes ikkagi lihtveaga ja 15-30. Ja kas seda üldse oli vaja Rabakuna lüüa, võib-olla oleks pidanud pigem paigutama. Niisugune paha pall, et pakub mitmeid löögivariante. Ja sattus kohe teisel servil surve alla Pavlov ja 15-40, nii et nüüd on Wagneril 2 murdepalli. Ja väga palju kulutab löögile energiat Pavlov. Samas rütmis kaua ta vastu peab. Ja nii murdis tagasi Sebastian Wagner. Servi ning 4-3. Pavlovi edu küll, aga servi murrete osas on nüüd tasakaal. Sakslane ei ole viimases 2 skeemis lihtvigu praktiliselt üldse teinud, et paremini mängu sisse elanud. Viisteist 0. Ja väga võimas eest käsi Wagneril. 30-0. Visti. Nüüd forsseeris vastane üle, et 30 tasa. Tundub, et ehk selline pigem vahelduseks kaitses
mängimine ei ole ka sugugi halb mängutaktika. Paraku tegi Saksamaa kohe ässa otsa, nii et 40-30. Ja see Wagnerilt ja eduseis 4-1 on nüüd sulanud kokku ning seis on 4-4. Veel 15. Ja see 15 ta saab. Kolmkümmend 15, väga olulisel hetkel äss. Ja nüüd survestas vastast. 40-15. Ja hästi mängitud. 5-4 Pavlovile. Ja.
alustab oma servigeimi Wagner 4-5 seisul topeltveaga, no mis siin Pavlovile parem saab olla. Ei. Ja üritas kannatada, aga kahjuks eksis. 15 tasa. Ei. Hea serv oli. Suutis reketi taha küll pallile saada, aga külje pealt auti kahjuks. 30-15. Ei, kahju lõi ilusti vastasest mööda, aga külje pealt veidi auti. 40-15. Ja kindlalt, kokkuvõttes kindlalt võetud, võetud see esimene topeltviga või esimene punkt, kus tegi topeltvea Wagner, muidu mängis väga kindlalt ja seis on 5-5 esimeses setis. Nakatunud oleksid mängijad ja tõesti alustavad oma servi game'e topeltveast, aga no küsimus on selles, nüüd on 5-5 ja siin ei tohi küll mingil lõdvaks laste lohakaks minna. Kuhugi ei ole kiiret, kuhu siis pall see nüüd löödud. 0-30. Just tahtsin öelda, et hea serv võib praegu sellest olukorrast Pavlovi päästa ja 15-30. No hea, teine serv oli, aga 15-40 ja 2 murdepalli nüüd Sebastian Wagneril. Pahal hetkel, jah. Äss. 30-40. 6 äss Pavlovilt. Teine kast, kuhu on parem servida vasaku käelisel. Ootame kordust.
Out. Õnneks, et vastane eksis üle pika aja. Pallivahetuses eksis ja mäng tasa. 2 murdepalli seevitud Pavlovil. Sellegipoolest ikkagi esimene serv on hädatarvilik. Sest enamus pikemaid pallivahetusi on, mida mäng edasi läinud on sakslase kasuks pöördunud. Ja võttis kuulda ja 7. äss Pavlovilt. Edu Pavlovil. Seekord Anton Rabakoga ei eksinud. Analoogses situatsioonis mõni game tagasi lõi ta võrku palli nüüd ilusti teravalt mängitud punkti ja 6-5 Pavlovile. Tuletan meelde, et siin oli 2 murdepalli Wagneril. Wagneril ongi olnud rohkem murdepalli, 3 tükki, millest 1 ainult realiseerunud. Pavlovil ainuke murdepall, mis oli, kasutas ära ja tänu sellele ka oli ees setis 4-1. Kõrvalplatsil on šveitslane esimese sarnaselt turniiril Adrian Boschel juhtimas Aleksander Bubliku vastu 3-2. Nii et Pärnus tõeline tennisefestival praegu käimas. Pealtvaatajaid on korralikult kohale tulnud. 3 turniiri peale arvestades, et võistluse teine võistluspäev, siis mujal nii palju rahvast ei olnud. Tallinna puhul tuleb arvestada, et mängud hakkasid ka hommikul vara 9:30, nii et praegu on ka nendel võimalus tulla siia halli vaatama, kaasa elama, tööpäev läbi saanud. Nii, 5-6 servib Sebastian Wagner. Korralik teine serv oli ja sai küll Pavlov pallimängu, aga oli nii surve all, et jäi hiljaks. 15-0. Ja plats oli tühi ja Pavlov oli mängust väljast ning Wagner eksis. 15 tasana, nüüd oli õnne Pavlovil. Ja tõrje, hea sügav tõrje Pavlovilt ja 15-30. Näeme, et kõik muutub. Mõni minut tagasi oli väga hea seis sakslasel Pavlovi servilt. Võimalus Pavlovi serv murda, nüüd on ise 15-30 taha jäänud ja siin ohutsoonis nii-öelda. Topeltviga. 3. topeltviga. Sakslase jaoks väga pahal hetkel. Ja 15-40. 2 murdepalli ja ühtlasi 2 settpalli Anton Pavlovile. Hoiame nüüd pöialt, et Pavlov realiseerib. Settpalli ja
väga hea serv Wagnerilt, kui tal selles game'is üldiselt esimene serv pole jooksnud, teist korda sai alles esimene servi sisse. 30-40, teine set pall. Ja pikk serv. Ja topeltviga, teine topeltviga selles game'is. Vastane aitas küll ka kõvasti kaasa. Vahet pole, 7-5, esimene set Anton Pavlovile. Kaasa elatakse ka päris aktiivselt Pavlovile ja plaksutatakse ka vastase topeltvea peale, nii et ega see, kuigi pigem tõenäoliselt plaksutati ikkagi seti võidu üle, mitte topeltveale, nii et see oli kergelt Davis Cupi õhkkond on hallis tunda. Pooli ei vahetata. Paari sarv game mängiti, aga puhatakse ikkagi igal juhul seti vahepeal. Paari aasta tagune muutus. Varasemalt oli nii, et alati puhati ainult siis, kui oli poolte vahetus. Ja teist seti alustab Anton Pavlov. Ja tuleb pall üldiselt platsilt ära koristada, et mis siis tekib paus servi eel, teise servi eel, aga üldiselt kirjutamata reegel ütleb, et kui pall vähegi jääb sinu silmavaate ulatusse, siis tuleb ära koristada ja praegu topeltviga võis ka ühe põhjuse tekkida selle pärast. No aga nii nagu oleme harjunud, siis mitmes game'is on juba nii olnud, et Pavlov teeb esimesel pallimisel topeltvea, siis järgne päss. 15 tasa. 8 säss Pavlovilt juba selles mängus, kuigi ka topeltvigu on 4 tükki olnud. Ja jooksis nii pallile otsa Wagner ja 30-15. Veel üks äss, 9. Selles skeemis teine ja Anton juhib 40-15. Väga suur viga oli seekord. Super, winner ja game'i võit 1-0, 7-5, 1-0 Pavlovile. Oli selline niisugune murehetk esimese seti lõpus. Et ka Pavlov energiat on rohkem kulutanud, aga usun, et see seti võit andis talle enesekindlust ja jõudu juurde ning praegu ei näe küll väga suuri probleeme Pavlovi mängus, pigem sakslane peab tegema mingeid järeldusi.
peamine, et sellistes mängudes on üks hästi oluline tegur on see, et kuidas mängu tempo sobib ja mängu tempo on vastuvõetav Pavlovile vastastikku. Kui vastasele Pavlovi tempo, nii et siin on võimalik mängida ja võib kõike juhtuda. Ja huvitav oleks, kui oleks turniiriga statistika, et kui efektiivne on võrku tungimine, igal visuaalse tähelepaneku põhjal võib öelda, et Wagner on igal juhul rohkem punkte kaotanud võrku tungides kui võitnud. Ja kui nüüd out oli, siis väga napp out oli igal juhul. Siin oleks hea olnud võtta challenge'it. Aga kohtunik luges outi. Ja nii on, 0-30. Ai, kahju. Läks kohe survestama esimest servi. Pall mängu. Vahepeal pikad pallivahetused, vastane eksis vähe, siis nüüd on hakanud tal ka vigu sisse tulema ja pinge on rohkem sakslase peal. Läks blokkima servi, aga ebaõnnestunud. 30 tasa. Ja vastase keeruline löök õnnestus tahajoone juurde ja ei olnud valmis Wagner. 40-30. Viga. Ja jälle topeltviga juba kokku 5 topeltviga ja Wagner on teinud neid topeltvigu sellistel tema jaoks väga halvadel hetkedel. Praegugi 40-30 ees. Game'i sees otseselt mitte mingit häda, aga ei ikkagi 0-30 pealt tuli järgi. Tasamäng. Aga Pavlovile sobib see. Kõrval. Suht riskantne teine serv oli, aga tõi edu Wagneril. Game lõpuks ikkagi Wagnerile ja seis on 1-1 teises setis. Ja väga head pikad löögid
pikad löögid Wagnerilt, et suutnud praegu kogu aeg pommitada tahajoone lähedale tsooni ja see Tobedu 0-15. Ja see võrku tungimine ei olnud väga põhjendatud. Ja hästi survestas praegu Pavlov vastast. Ega peabki survestama, sest siis on 15-30. Mitu korda on sellistest seisudest Pavlovit esimene serv päästnud. Nüüd sama lugu. Peaaegu hästi. Vastane sai küll reketi otsaga palli puudutatud. Sisuliselt on tegemist ässaga võrdväärse serviga ja 30 tasa. Palume kordust. Ei tule viga. Selle asemel topeltviga. Viies topeltviga. Nüüd on topeltvigade osas vastasega ühel pulgal. Murdepall. Viies murdepall Wagner. Ja drive oli kindlalt mängitud. Võrk oli vaja seal minna. Situatsioon seda nõudis ja mäng tasa. Hiljaks ei tabanud palli ja kahju. Edu väljas. Teine murdepall Sebastian Wagnerile. Ja nüüd on pikaajalise elukord vastasel murdepall ja teine serv. Korralik teine serv, aga see tõrje oli fantastiline muidugi praegu. Ning servi murre on toimunud ning Wagner juhib teises setis 2-1. Ja siit mängust võib täna veel väga pikk lahing kujuneda. Võrdsete mäng. Kõrvalväljakul on
Šveits on Adrian Bossel võitnud seti Aleksander Publiku vastu. Sealt siis tulemas vastane nähtavale mängule. Ja positsioon oli küll, ütleme see löök üle võrgu läinud, siis vastane läks katma joont. Aga noh, suht kindlalt võrku löödud siiski. Kolmkümmend 0. Ei surve alla. 40 0. Vaatas lööke ja sellist mängupilti ikkagi energiat kulutab Anton Pavlov rohkem löögi sooritamiseks kui sakslane. Nelikümmend 15. Ja tõrje auti ning 3-1. Wagner juhib teises setis. Üle peka vastane oli võrku 15 0. Äss 30 0. 10. äss Pavlovile. Ässasid on ladunud ta päris tublilt. Paraku topeltvigu on ka ikkagi liiga palju olnud. 5 tükki. Jõuab või ei jõua? Jõuab. Ilus punkt. Mõlemi mehe poolt hea sooritus. Mõlemi mehe poolt hea sooritus. Punkt Pavlovile. 40 0. Äss, 11. äss. Ja teises setis Wagneri edu kahanes ühe game'ini. 3-2 poolte vahetus.
ei tabanud palli, aga pall out'i. 15-0. ei, liiga panema seda palli. Mööda joont võis lüüa küll. Siin peab vähe peenemalt lööma, et katnud üldse palli ära ja suur out 30-0 Wagnerile. Topelt viga. 6. 30-15. Tasa. Ja kahjuks out'i. 10 sentimeetrit out. 40-30. Kõige teravam esimene serv sakslaselt ja huvitav, see oli siis taktikaline võte või et servida vähedi pehmemini ja Pavlov sai sellega ilusti hakkama tõrjaga ja mäng tasa. Tuletan meelde, et Pavlov on ühe servi breigiga maas selles setis, nii et igal juhul on vaja üks kord mängu seisvaks tasakaalus vastase serv murda. Edu Wagneril. Oli õnne Antonil. Arvan, et samas kui palju oleks üle läinud, poleks see ka kõige lihtsam pall sakslasele. Madal pall endas kehasse ja aga no võrgupuude seal ei olnud mingid varianti sakslased reageerida ja mäng tasa.
sai hea tõrje ja ikkagi selline viga. $15 sentimeetrit circa oli see eestkelle pikk. Taaskord edu sakslasel. Hästi tõrje. Mäng tasa. Ja nüüd ootamatult lihtne viga sakslaselt ja murdepall. Murdepall Pavlovil. Ka serv. Ja tõrje taha joonele, ilus seestkäe. Pomm lööb pikki joont, vastane pingutas, mis tahtis, aga servi murre on tõde ja seis on teises setis 3-3. Väga pehme serv oli praegu. Ai. Tahtis kohe jälle ära lüüa ise, et võib-olla oleks võinud pausi võtta, pall mängus hoida. Väga kihvtilt mängis Pavlov sai. Raskest positsioonist palli kätte. Veidi forsseeris üle. Pigem mänginud sellise palli, et oleks hinge tõmmata natukene. 15. Äss otsa. Tavapärane skeem selles mängus. Esimene punkt servigeemile kaotatud. Ja sageli isegi topeltveaga ja millele järgneb äss 12. Veel üks äss, 13. 30-15. Kolm ässa järjest. 40-15. Müstika. Aga nii see on.
väga võimas teine serv ja Pavlov hoiab oma servi ilusti, kusjuures lõi 3 ässa selles game'is. Ning 4-3 teises setis läks Pavlov ette. Oli 3-1 taga ja nüüd järjest 3 game'i. Esimese hetk ka talle 7-5. Teise seti otsustavad hetked on kätte jõudnud. Ja lavast on tulnud päris palju. Anton Pavlovile kaasa elama ja koduseinad ka kindlasti aitavad. Jaa. Riht viga sakslasel ees käega ja pool. Praegu kõrval väljakul tõenäoliselt ütles kohtunik out ja see segas natuke sakslastele tundus, aga no siin ei olnud pallivahetus, ei olnud ühtegi sellist kohta ega momenti, kus palli oleks võinud out'i lugeda, nii et selles mõttes siin on kõrgendatud kujutlusvõimega tegemist. Ei. Võid ikka rohkem kannatada. Mõned üksikud korrad, kus Pavlov tundub, et veidi forsseerib üle. Vastane on praegu igal juhul rohkem surve all ja las ta paugutab. 15 tasa. Ja super tõrje. No enam paremini tõrjuda ei anna. 15-30. Vastane muidugi lõi reketi peale praegu Pavlovile viimase palli. Mis on kõige tähtsam, et Pavlov kasutas selle momendi ära ja 15-40. Kui muutlik on see mäng. 15-40 ja 2 murdepalli Pavlovil. Ei. 30-40. Jäi hiljaks ja võinuks sealt lõikega palju lihtsalt tagasi veeretada vastase poole, aga eks lihtne on rääkida kõrvalt. Platsil olles on aega vähe. Otsused tuleb murdosa sekundi jooksul langetada.
ei, kahju. Oli surve all, vastane lõi hästi 2 korda, aga ei, keeruline oli. Pavlovil oleks peaaegu õnnestunud see löök. 20 senti pikaks, tasamäng, 2 murdepalli suutis sakslane kaitsta. Praegu kui breigi saaks Pavlov, võib ju ka mängu saatuse otsustada. Kaja Une juures oli see pall. Edu Wagneril. Riskeeris sakslane ja õnnestunud. Ja nüüd teeb samal otsa lihtsa vea. Mäng tasa. Ja järjekordselt out. 2 korda järjest lööb pikaks palli sakslane ja 3. murdepall selles game'is Pavlovile. No nii. Vastase vaateulatusse jääb pall, mis põrkas võrgus tagasi, et igal juhul hea, ma ei usu, et siin nüüd teine serv. Aga tuli ikkagi suhteliselt terav teine serv. Ja põmmutab auti külje peal. Mulle tundub, et sakslane ei valinud selle seisu pealt kõige õigema taktika, aga eks see on tema otsustada ja kuna mängib Eesti mängija vastu, siis mida parem, kui ta valib vale taktika. Et see, mida me vahetevahel soovime Pavlovilt, et veidi rohkem kannatust, siis antud pallivahetuses oleks soovinud seda ka sakslasel. Ja mis siis on nüüd? Nüüd on 5-3 teises setis. Murdega peal. Paraku, eks siis oli väga hea positsioon. 0-15. Ei ole see mäng suuri läbi veel. No nii, ootame 15. tässa Pavlovilt. Vastasel on 3 mässa juba pikka aega püsinud, et sisuliselt teises setis. No, ei tule meelde, et vastane oleks ässa löönud. Varaga topeltviga ja 0-30. Sai just murtud vastase serv ja selle asemel 2 kingitud punkti. Kuid 0-30 on päris mitu korda olnud Pavlovil selles mängus. Üldiselt on tulnud sellelt seisult välja. Reeglina tänu heale servile. Vaatame, suudab korrata seda stsenaariumi. Oli hea serv ja see võrku tulek ei too edu sakslasele. Ma enne juba mitu korda maininud, et ei ole ta väga efektiivne selles. 15-30. Kõrvalväljakul on päris põnev heitus. Esimese seti Adrian Bossel võitis Aleksander Publiku vastu 6-2, aga teises on üllatuslikult publik läinud 4-3 ette. Tuleta meelde, et šveitslane Adrian Bossel on esimene asetatud mängija, kes tuleb antud nähtava mängu võitjale vastu. Pehme serv.
aga pall ilusti mängus ja outi praegu Sebastian Wagner ja tasa 30 ja 0-30 ja seejärel tasa 30 kujunenud reegliks selles mängus. Eelmises servi game'is lõi 3 ässa Pavlov. Nüüd oleks aeg lüüa 2 ässa ja mäng ära lõpetada. Ja jälle serv pikaks, ei saada esimest servi kuidagi siis. Võit tundub nii lähedal käeulatuses olevat. Ja super! Vastane survestas tõrjelt Pavlovit ja sealt ideaalne löög. Enam paremini lüüa ei anna plaksid. Ja matšpall. Üldiselt enamus mängust on mängid. Väga ühtlaselt Pavlov mängib. Ei saa jälle esimest servi. Selles game'is kuidagi esimene serv üldse ei jookse. Üldse ei jookse. Ma arvan, tuleb pall lihtsalt mängu panna, ei ole vaja riskida siin. Pall mängu ja vastane on tõsiselt surve. Ai, ja teine serv oli ka joone peale, et siin oli natuke õnnegi Pavlovil. Pikk palli vahetus. Seekord vastane ei riskinud. Hoidis palli lihtsalt mängus ja ootas Pavlovi vea ära. Tasamäng. Üks matš pall juba olnud. Ja serv. Oi, ja kas siin oli vaja üldse? Jaa, oli drive oli, aga tundus liiga lihtne. Võinuks lüüa siia samasse kohta, kus eelmine lööb. Pigem valis keerulisema lahenduse ja põmmutas palli auti. Ja murde pall Wagneril. Nii see on tennisele omane, et kõik muutub hetkega. Ja serv vastane sai palli mängu. Ja õnneks eksis. Väga pingeline. Poolteist tundi tagasi nägime väga pingelist teist seti Ivanovi mängus. Kus vastasel oli ka settpallid ja hästi pingeline. Nüüd on samamoodi pingeline seti lõpp. Tasamäng. Esimene serv. Oleks vaja. Otsustas vähe pehmema servi ja kasuks. Ei ole midagi teha. Ei olnud kõige keerulisem pall. Edu Wagneril. Teine murdepall selles game'is. Ei jookse esimene server. Ei jookse. No lõpuks ometi ka selles game'is äss. Kokku 15. Seda me oleme juba pikka aega oodanud. Tasamäng. Väga pingeline. Äss. Vastane ei protesteeri ka, oli äss. No, kordust on vaja, et eelmises servi game'is lõi Pavlov 3 ässa. Nüüd jälle 3. äss veel ja mäng käes. Teine matš pall. Peale serv. Ja super! Riskis teise serviga ja siit see võit tuligi.
7-5, 6-3, Anton Pavlov samuti 16 hulgas, lisaks Ivanovile. Seega homme saame jälgida mitme eestlase lahinguid Ahva Openil Pärnus. Tänaseks ülekanne saab läbi. Homme siis Delfi TV-s jälgige eestlaste etteasteid. Täpselt kellaaega praegu ei tea, aga kindlasti ajakava avaldatakse ka Delfis Tenniseliidu leheküljel ja ka ITF-i leheküljel. Ja tänaseks siis lõpetame ülekande. Kõike head teile kommenteeris Toomas Kuum. Homseni!